Kui te olete oma toodetele välja arvutanud ka normajad või olete mõnda aega siili kasutanud ja jälginud siis aegasid ning seda analüüsinud ja sealt on välja joonistanud teatavad standardsed ajad mingitel operatsioonidel, siis tasuks need ka operatsioonidel külge panna struktuuridel. Ja kuidas seda teha siis? Väga lihtne. Üks struktuur on lahti, klikin operatsioonide peale ning siin on olemas meil kaks tulpa sekund ühiku kohta ning seadistusaeg. Mõlemaid siis saab sisestada eraldi. Antud juhul on meil siis vaikimisühikuks sekund, saab kasutada ka minutit ja tundi vastavalt sellele, kuidas teie ettevõttes tava on. Selle jaoks, et seda vahetada, tuleme siit tootmine seadistused, klikime 2 korda peale ning avaneb tootmise sätete aken. Ja siit kui alla kerida, siis siin on olemas ajakulu operatsioonidel ja siit saab siis valida kas sekundites, minutites, tundides. Sellised ühikud on, saate ära muuta, arvutatakse ümber juba need varasemalt sisestatud ajad siis, kui paneks minutisse, siis sekundid tehakse minutiteks ümber. Ja siit siis sisestan aja, näiteks 360 sekundit ühe ühiku kohta. Kui tootmistellimusel on 10 tükki, siis muidugi korrutatakse läbi 3600 ning saab ka määrata seadistusaja samamoodi jällegi sekundites, kuna meie arveldus käib selles. Ja väga lihtne on salvestada ära ja sellega ongi ajad küljes. Nüüd neid aegasid kuvatakse või kasutatakse mitmel pool. Näiteks planeerimisel, kui me võtame siin masinate tööde planeerimise, siis korrutatakse läbi, tulevad siia päisesse ajad, saame teada, palju meil töid on ette planeeritud näiteks. Või siis samuti saab seda kuvada ka töötajatele. Näiteks töötajatele, siin ilusti tuleb nähatavale, eeldatav ajakulu ja töötaja saab siis siit võtta näiteks, et 2 tööd on mul tund aega, panen selle juurde, siis on niisugune umbes 1,5 tundi. Ja lisaks veel neid samu aegu kasutatakse mitmel pool aruandluses, omahinna arvutuses ja mujal.